Venemaal juhtus just mõeldamatu. Ukraina droonid on taas rünnanud ja Venemaa on kaotanud kõik, mida ta üritas okupeeritud Ukrainas üles ehitada. Putin arvas, et see on võimatu. Ukraina tegi mõeldamatu. Kuid nüüd on Putini jaoks tõeline probleem see, et see, mida Ukraina tegi, on alles algus. Midagi veel hullemat on tulemas, sest Ukraina on loonud eeldused tõelise kaose alguseks. Kuidas? Sellele küsimusele vastame mõne minuti pärast. Kõigepealt vaatame, mida Ukraina on sügaval okupeeritud aladel korda saatnud. Ukraina droonijõud on pidevalt laiendanud tapatsoone, mille nad on loonud, et sundida Putinil läbi kulutama neid sõdureid, keda ta saadab oma sõdu pidama. Algupärased tapatsoonid olid juba piisavalt halvad, ulatudes miilide kaugusele rindejoonest taha ning täis droone ja tankitõrjevahendeid. Need tsoonid tähendasid surma tuhandetele venelastele, kes sinna sattusid. Aga nüüd, tänu uue põlvkonna droonide kasutuselevõtule, tabab Ukraina üha sügavamal ja valusamalt. Vene Tagala saab sellist lööki, nagu kunagi varem pole saanud, ja me nägime, kui ränk see löök on, ajavahemikus 23. kuni 25. aprillini. Donbassi piirkonnas lõid Ukraina droonid tugevalt Luhanskis ja Donetskis. Veel lõuna pool sattusid okupeeritud Zaporižja piirkonnad tule alla, kui Ukraina andis tugeva löögi Venemaa ambitsioonidele vallutada Zaporižja linn. Nende 3 päeva jooksul nägime me pidevat operatsiooni, mis sihtis Venemaa energiavarustust, logistikat ja juhtimisstruktuuri. Ukraina tegutseb koordineeritult ja nutikalt. Nende drooniüksused teevad koostööd nagu kunagi varem. Ja olgu selleks okupeeritud alad, Balti riigid või isegi nii sügaval Venemaal nagu Uuralid, Ukraina droonid saadavad korda mõeldamatut. Aprillikuu rünnakud on Venemaad šokeerinud ja iga Ukraina löögiga on venelaste olukord muutunud üha hullemaks. Kõik algas Luhanskis, kui Ukraina esimene mehitamata süsteemide vägede SPS-keskus sihtis laskemoona ja varustuse ladu, mis teenindas rindel olevaid Vene sõdureid. Kui Putini käsilased arvasid, et nad suudavad peagi Luhanskist kaugemale tungida, siis nad eksivad rängalt. Nad alustavad siiski rünnakuid. Putin nõuab seda, kuid nende automaatidel pole laskemoona ja Ukraina droonid teevad sõduritest hakkliha. Ukraina Nemesise üksus jätkas Venemaa Luhanski logistika halvamist rünnakuga droonide maandumispaigale ja laohoonele Zaporižjas 24. aprillil. Venemaa logistika sai veel ühe hoobi ja ühtlasi lõhuti nende enda kesk- ja kaugmaa droonistrateegiat. Mitte maha jäädes sihtis esimene SPS-keskus taas Luhanskis 24. aprillil ja hävitas veel ühe laskemoonalao. Ja samal ajal koordineeris esimene SPS-keskus koostööd Ukraina 9. Kairos pataljoniga, et rünnata hulka sihtmärke Donetskis ja Zaporižjas ajavahemikus 23. kuni 25. aprill. Mõlemas oblastis lakkasid sidekeskused töötamast. Ukraina hävitas ka ühe sidetorni, muutes Venemaa komandöridel raskemaks oma käske edastada, et sõdurid tormaksid peaga Ukraina droonide vastu ja loodaksid parimat. Ukraina mehitamata süsteemide jõudude K2 brigaad lõi samuti kaasa 24. aprillil. Seekord tabati Luhanskis veel üks sihtmärk, hävitades Vene logistikasõlme. Ja Nemesis polnud veel lõpetanud. See jätkas oma rünnakut droonide maandumis- ja hoiustamisrajatiste vastu Zaporižjas, tabades järgmisena veel üht sidetorni. Seekord tabasid Ukraina droonid nii tugevalt ja raskelt, et sundisid kogu torni kokku varisema. Löögid jätkusid ka 25. aprillil. 9. pataljon hävitas Zaporižjas ajutise Vene vägede koondumispunkti. Venemaa side oli maas. Võis sama hästi kõrvaldada ka segaduses sõdurid, kes mõtlesid, mida edasi teha. Ja lõpuks lõi 9. pataljon veel kord Donetskis. 3 Vene rongi sai päeva jooksul tabamuse, hävitades olulisi osi logistilistest eluliinidest, mis hoiavad Putini vägesid osaliselt okupeeritud oblastites edasi surumas. See on palju lööke 3 päeva jooksul. Ja üks mees, kes selle üle väga rõõmus oli Ukraina mehitamata süsteemide vägede juht Robert Brovdi. Rõõmsas Telegrami tiraadis Venemaa sõdurite vastu, kus ta postitas video, mis näitas Ukraina keskmaa löökide edu, oli Brovdil palju öelda. Nad vägistasid tsivilisatsiooni TOT-s oma kitsaste mõõdupuudega, nagu Velkom kiviajas. Raudtee logistika koerarakendite ja kondlitega, side internetis, tuvidega, laod, naftabaasid. Aga nüüd Uraalidest kaugemal, staabid, aukudes ja kaevikutes, valgust kui vaja. Usside viibimise päevakord TOT-s muutub, teatas Brovdi. Me ei ole päris kindlad, et saame kõigest aru, mida Brovdi seal ütleb, aga tema sõnum Venemaa vägedele on lihtne. Ukraina droonid saadavad Venemaa väed okupeeritud aladel otse tagasi kiviaega. Brovdiga on raske vaielda. See, mida me siin näeme, on Ukraina järjepideva töö tulemus, et laiendada oma tapatsoone nii, et need ei kataks enam ainult hallitsooni rindejoone ees, vaid ulatuksid ka mitme miili kaugusele rindejoonest tahapoole. Me mainisime uut põlvkonda droone, mis on kasutusel.
Keskmise tegevusraadiusega mehitamata õhusõidukid, nagu FP2, on võimaldanud Ukrainal hakata ründama selliseid sihtmärke, mida ta tabas oma aprillikuu 3 päeval kestnud rünnakutes täie hooga. Tapatsoonid, mis olid juba Venemaa vägede jaoks väga ohtlikud, on nüüd mõnes rindelõigus 3-kordistunud, ulatudes tänu nende uute droonide kasutuselevõtule kuni 150 kilomeetri sügavusele. Venemaa jaoks ei saaks ajastus olla halvem. Venemaa on juba pidanud toime tulema oma ebaseaduslike Starlinki ühenduste kaotusega ja Putini jõulise telegrammi kasutamise piiranguga, mis mõlemad on muutnud suhtluse äärmiselt keeruliseks. Nüüd on Ukrainal keskmaadroonid ja ta kasutab neid logistika, laskemoona, vägede ning Venemaa alles jäänud sideinfrastruktuuri ründamiseks. See kõik on osa Ukraina plaanist. Ukraina oli juba varem saatnud droone sügavale Venemaa territooriumile. BBC-le rääkides ütles Brovdi, et 1500 kuni 2000 kilomeetrit ehk 930 kuni 1240 miili Venemaa territooriumi sees ei ole enam rahulik tagala. Vabadust armastav Ukraina lind lendab sinna, kuhu ja millal tahab. Kuid just okupeeritud alade lähitagala teeb Putinile tõeliselt muret. Kui Venemaa ise ei ole enam turvaline, siis need palju lähemal asuvad positsioonid on ohus määral, mida keegi ei oleks sõja alguses osanud ette kujutada. Oleme viimastel kuudel näinud, kuidas Ukraina keskmaa droonikampaania on hoogustunud. Aviation Week teatab, et ajavahemikus detsember 2025 kuni märts 2026 lasi Ukraina välja 1588 keskmaa drooni, mis ründasid kokku 408 sihtmärki. Ainult märtsis tabas Ukraina 222 sihtmärki, mis on rohkem kui pool 4 kuu kogusummast, kui ta paiskas Vene okupantide vastu oma FP1, FP2, Cat-6, FD-29 ja E-300 droonide parved. Need droonid ründavad selliseid sihtmärke, millest me juba rääkisime. Samuti võtavad sihikule õhutõrjesüsteemid, mille Venemaa on okupeeritud aladele paigaldanud. Me andsime teile just suure vihje selle kohta, milline tõeline kaos Venemaa jaoks alles algab. Putini õhutõrjeprobleemid on see koht, kus tema vägede jaoks hakkavad asjad tõeliselt muutuma. Praegu teevad keskmaa droonid Ukraina heaks suurepärast tööd. Need muutuvad ainult tõhusamaks ja arvukamaks. Rünnakud, mida me praegu okupeeritud aladel näeme, hõlmavad Ukrainas valmistatud droonide kasutamist. Kuid nagu me selles konfliktis nii sageli oleme näinud, on Ukraina loonud midagi suurepärast ning nüüd toetub ta oma Euroopa partneritele, et muuta see, mille ta on välja töötanud, tõeliseks mängumuutjaks. Norra on juba kaasa löönud. 27. aprillil teatas United24 Media, et Ukraina ja Norra on allkirjastanud uue kaitseleppe, mille kohaselt hakkavad need 2 riiki koostööd tegema tuhandete keskmaa droonide tootmist. Norra rahastab kogu projekti, mille raames rajab Ukraina tootmisrajatised Norra territooriumile. See on tark. Kui Putin tahab nende rajatistega midagi ette võtta, peab ta tulistama rakette NATO liikmesriigi pihta. See leping lisandub $7 miljardi suurusele rahastusele, mille Norra oli varem Ukrainale 2026 aastaks eraldanud ning mille raames kulutab Norra veel $1,5 miljardit Ukrainas toodetud relvade ostmiseks, et need oleksid Ukraina kaitsejõudude kasutuses. See on Putini ninanips pärast seda, kui Ukraina andis 23. kuni 25. aprillil järjest valusaid hoope. Veel rohkem keskmaa droone on tulemas ja Venemaa juhil pole selle vastu midagi teha. Tagasi Ukrainas suurendavad riigi mehitamata süsteemide väed oma tegevust. 2026 aasta alguses loodi süvalöökide keskus, mida kasutatakse selliste rünnakute koordineerimiseks, nagu me nägime Ukraina 3 päeval kestnud aprillikuu rünnakute ajal. See keskus on oluliselt tõstnud Ukraina kesk- ja kaubmaa löökide tempot. Brovdi eesmärk on nüüd laiendada mehitamata süsteemide vägesid nii, et nende personal moodustaks 5% kogu Ukraina sõjaväest. Need sõdurid hakkavad juhtima lugematul hulgal droone, mis sisuliselt tähendab robotarmeed, mis on palju võimsam kui 5% Ukraina sõjaväest võiks eeldada. Kõik see saada Putini poole tugeva sõnumi. Vahemaa ei kaitse enam Venemaa sõjalisi varasid. Ukraina droonid suudavad nüüd rünnata rohkem kui 1000 miili kaugusele Venemaa territooriumile, mis seab Putini hindamatud nafta- ja gaasivarud ohtu. Koos tehastega, mis toodavad varustust, mida Venemaa saadab Ukrainasse, ei ole ka lähitagala enam turvaline, kuna Ukraina tapmistsoonid on laienenud. Droonid purustavad kõike sellistes kohtades nagu Donetsk ja Zaporižja, mis avaldab selget mõju Vene rindejoonele, mis on üha enam organiseerimatu ja ilma varudeta, mida oleks vaja Putini käivitatud kevadründe jaoks. Venemaa jaoks on Ukrainas juba täielik kaos. Aga tõeline probleem on selles. Venemaa jaoks on mõeldamatu juba juhtunud, kuid midagi palju hullemat on tulemas. Kui Putini käsilased üritavad toime tulla Ukraina droonidel lõputute rünnakutega, siis nad maadlevad probleemiga, mis muudab need droonid varasemast veelgi tõhusamaks. Enne kui me selle probleemi juurde läheme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show.
Kui see on just selline ülevaade, mida sa vajad, siis kindlasti telli meie kanal, sest me analüüsime neid teemasid sellisel moel igal nädalal. Praegu on Venemaa kriisis ja see kriis ulatub palju kaugemale kui need 3 põrgupäeva, mille Ukraina just Putini vägedele korraldas. Üks suur põhjus, miks Ukraina keskmaa rünnakud on nüüd nii edukad, peale selle, et Ukraina on ehitanud droonid nende teostamiseks, on see, et Venemaa seisab silmitsi tohutu puudusega just nendest relvadest, mis peaksid neid droone peatama. Venemaa õhutõrje laguneb, sest neil saavad raketid otsa. Seda kinnitab 27. aprilli Business Insideri raport, mis ütleb, et Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi on märkinud, et Ukraina rünnakud Venemaa tootmisrajatistele hävitavad Putini õhutõrjerakettide varusid. Ma märkisin seda. Süsteemsed rünnakud Venemaa tootmisrajatistele halvendavad veelgi vaenlase õhutõrjevõimekust, mis juba niigi kannatab rakettide puuduse all, et tõrjuda Ukraina mehitamata süsteeme ja löögivahendeid. Sõrskõi kirjutas seda avalduses pärast kohtumist Kanada kaitseväe juhataja kindral Jenny Garanjaniga. Enne seda, kui Ukraina alustas oma viimaseid rünnakuid okupeeritud aladel, oli juba vihjeid, et see on tulemas. Juba märtsis teatas United 44 meedia samuti, et Venemaa maadleb õhutõrjerakettide kriisiga. See raport ilmus ajal, mil Ukraina oli keset rekordilist territooriumi vabastamise kampaaniat, mille käigus riik valutas tagasi rohkem maad, kui ta kaotas Venemaale veebruari viimastel nädalatel. Need edusammud said osaliselt võimalikuks tänu sellele, et Ukraina suutis rünnata Vene tagalat, mis toetas hajutatud Vene sissetungijate üksusi, kes rajasid kaitsepositsioone hallidesse tsoonidesse rindeliinist kaugemal. Venemaa puudutas peamiselt vanemaid õhutõrjeplatvorme, mis tal Ukrainas on, nagu näiteks Pantsir. Aga probleeme on igal pool, nagu Vene sõjablogija Rõbar paljastab oma valgustavas postituses. Lihtsalt 10 000 Pantsiri rakettide tühjast kohast valmistamine on füüsiliselt võimatu, ütleb Rõbar. Ta lisab, et Ukraina kesk- ja kaugmaa droonirünnakute intensiivistamine avaldab Venemaa õhutõrjele suuremat survet kui kunagi varem. Ja kui kaugmaa rünnakud tabavad ka tootmisrajatisi, kus valmistatakse õhutõrjerakette ja nende sees kasutatavaid komponente, siis probleem süveneb. See on üsna lihtne. Venemaa kulutab oma raketid ära, samal ajal kui Ukraina hävitab tootmisvõimsusi. Lõpuks saavad raketid otsa ja rohkem Ukraina droone hakkab läbi murdma ning sihtmärke tabama. Rünnakud tootmise vastu ei lõpe samuti. See on Venemaa õhutõrje süstemaatiline nõrgestamine reaalajas ning okupeerijad Donetskis, Luhanskis, Zaporižjas ja isegi sellistes kohtades nagu Krimm tunnevad selle tagajärgi, kui droonid, mida enam peatada ei suudeta, neid tabavad. Ja Venemaal ei saa otsa ainult raketid, vaid ka tegelikult süsteemid, mis on mõeldud nende rakettide tulistamiseks, hävitatakse massiliselt. Ukraina on oma kampaaniat Venemaa õhutõrjerakettide tootmise vastu saatnud kesk- ja kaugmaa rünnakutega õhutõrjesüsteemide ja radarite pihta. 31. märtsi raportis avaldas Kiev Independent, et 492 530 kinnitatud Ukraina rünnakust, mis viidi läbi ajavahemikus juuni 2025 kuni märts 2026, olid suunatud Venemaa õhutõrjesüsteemide pihta. Ukraina sihtis ka Venemaa juurdepääsu tõkestamise ja ala sulgemise vahendeid, mis on just need süsteemid, mida on vaja õhutõrje toetamiseks. Mõelge elektroonilise sõjapidamise süsteemidele, raketiüksustele ja juhtimissüsteemidele ning saate aru, millest jutt käib. Mida Putin ja tema kaaslased nüüd liiga hilja mõistavad, on see, et Ukraina on selle kõige jaoks juba ette valmistunud. Aasta aega on Ukraina nõrgestanud Venemaa õhutõrjesüsteeme nii palju, et sellised rünnakud, nagu me nägime 23. kuni 25. aprillini, said võimalikuks. Samal ajal arendas Ukraina oma uut põlvkonda keskmaadroone. Mitte miski sellest pole juhuslik. Ukraina tõestab, et jätkates Venemaa õhutõrjevõrgu ründamist on tõenäoline, et tulevikus korraldatakse veelgi rohkem rünnakuid. 27. aprillil avaldas Defense Express, et eelmisel nädalal hävitas Ukraina mitmete rünnakute käigus Venemaa S-350 Torm 2 osa ja Torm 2 KM õhutõrjesüsteemid. See läks Venemaale maksma $205 miljonit ning tõenäoliselt läheb see maksma veelgi rohkem, kui Ukraina keskmaadroonid hakkavad ära kasutama nende süsteemide kaotamisest tekkinud lünki okupeeritud aladel. Täpsus, jõud ja planeerimine ühendavad jõud, et nõrgestada Venemaa tagalat. Sellele nimekirjale võime lisada ka pelga arvukuse. Oleme juba maininud Ukraina rünnakute kasvavat tempot. Droonide arv, mida Ukraina lahti laseb, on jahmatav. Esimest korda pärast seda, kui Putin alustas oma sõda, laseb Ukraina välja rohkem kaug- ja keskmaadroone kui Venemaa. Märtsis teatas Venemaa kaitseministeerium, et on alla tulistanud 7347 Ukraina drooni. Võtke sõna alla tulistamine siin väikese reservatsiooniga. Venemaal on kombeks väita, et Ukraina droonide rusud põhjustavad tohutut kahju Venemaa taristule ja varadele, mitte droonid ise. Isegi kui võtame väidetava allatulistamise sõna-sõnalt, on märtsis piisavalt kinnitatud Ukraina rünnakuid, et see arv oleks pigem 8000 ligi.
Samal ajal ütleb Ukraina õhujõud, et Venemaa lasi märtsis välja 6462 drooni. Venemaa reetis end ise. Venemaa kaitseministeerium on avaldanud, et Ukraina on nüüd kesk- ja kaugmaa droonide rindel liidripositsioonil. Jällegi, mitte miski sellest pole juhuslik. Nagu Pravda märgib, on Ukraina kesk- ja kaugmaa rünnakute ulatus aasta-aastalt pidevalt kasvanud. 2024 aasta jaanuaris lasi Ukraina Venemaa pihta välja 110 drooni. Nüüd ei moodusta see kuunumber isegi ühe päeva rünnakute arvu. Ukraina rekordiline märts tõi kaasa selle, et Venemaa pihta lasti keskmiselt 237 drooni päevas. Ukraina rünnakute ulatus laieneb, kuigi samal ajal ka kitseneb. Okupatsioonialasid ei tabatud varem nii palju, sest Ukraina ei tahtnud raisata oma piiratud kaugmaadroone Ukraina sees olevate sihtmärkide tabamiseks, kui Venemaal endal oli väärtuslikumaid sihtmärke. Venemaa jaoks pole nüüd enam ühtegi turvalist kohta. Suurem hulk Ukraina droone, mis välja lastakse, süvendab ka Venemaa õhutõrjeprobleeme. Rohkem droone tähendab rohkemate süsteemide hävitamist. Venemaa peab samuti iga kuu kulutamas sadu, kui mitte tuhandeid lisaõhutõrjerakette, kuna Ukraina suurendab oma rünnakuid. Isegi kui Venemaa suudab rünnaku nurjata, tähendab tema kahanev õhutõrjerakettide varu, et ta jääb järgnevatele rünnakutele avatuks. Aastaid on Venemaa püüdnud Ukraina õhutõrjevõrku murda pelgalt suure hulga abil. Nüüd on Ukraina selle strateegia Putini vastu pööranud ja Venemaa presidendil pole muud teha, kui kaosel areneda lasta ja nutta. Teades, et Venemaa raketitootmine on läbi kukkumas ja tema õhutõrjevõrk purustatakse, on Putin hakanud loopima ähvardusi. Talle ei meeldi, et Ukraina sõlmib lepinguid selliste riikidega nagu Norra. Ja ta lasi Venemaa kaitseministeeriumil selle aprillis avaldatud avalduses selgelt välja öelda, kus öeldi: me peame seda otsust teadlikuks sammuks, mis viib sõjalise ja poliitilise olukorra järsu eskaleerumiseni kogu Euroopa mandril ning nende riikide hiiliva muutumiseni Ukraina strateegiliseks tagalaks. Putini lemmik hääletoru Dmitri Medvedev mainis samuti nimekirja võimalikest sihtmärkidest Euroopas, mida Venemaa relvajõud võivad rünnata, kui Ukraina toetust ei lõpetata, ning mis võivad seetõttu seista silmitsi ettearvamatute tagajärgedega. Need on tühjad ähvardused, just sellist tüüpi, mida Putin ja tema kaaslased on aastaid teinud. Sellest ei tule midagi välja, täpselt nagu pole midagi juhtunud ka paljude teiste ähvardustega, mida Venemaa on viimase 4 aasta jooksul teinud. Tasub märkida, et Norra tehing Ukrainaga kuulutati välja pärast seda, kui Venemaa esitas oma viimased ähvardused, mis ütleb kõik, mida on vaja teada selle kohta, kui hästi Putini nõrgad katsed Ukraina partnereid hirmutada talle välja kukuvad. Aga see ongi kõik, mis Putinil praegu on. Venemaa õhutõrje laguneb koost ja Ukraina toodab nii ise kui ka koos oma partneritega täpselt selliseid relvi, mis seda fakti ära kasutavad. 23. kuni 25. aprill oli Venemaa jaoks okupeeritud aladel õudusunenägu. Aga mõeldamatu alles algab. Kahjud kasvavad ja Ukraina tabab üha uuesti kõike, mis teenib Putini sõjamasinat. Venemaa tulevikus ootab piirideta kaos. Ja Putini käsilaste jaoks rindel tähendab see ainult rohkem surma ja hävingut, kui neid saadetakse üha laienevatesse tapatsoonidesse. 3-päevane võtmetähtsusega Vene varade hävitamine okupeeritud aladel pole kaugeltki ainus tohutu saavutus, millega Ukraina saab viimaste nädalate jooksul Putinile nina alla hõõruda. Venemaal endal põleb nafta, kui tohutu tulekahju neelab riigi majandusliku eluliini. Ukraina droonid on taas mängus. Rohkem teavet leiad meie videost, kus käsitleme Ukraina rünnakuid Vene naftatööstuse vastu kogu Putini territooriumil. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et sa jääks ilma meie kajastusest Ukraina viimastest edusammudest Putini sissetungi vägede vastu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!